Tänasel kontsertaktusel tunnustame meie Türi valla tublisi inimesi ning enne seda on meil võimalus nautida kontsertetendust, mille on kokku pannud Türi lasteaia Türi Alliku õppehoone muusikaõpetaja Pille Paal. Igal lapsel on ju vaja oma pesapuud, päiksekiiri, naerukaja, laulusuul. Maja ümber aed on suur. Selles aias asubki ju meie pere pesapuu. Thank you.
et saada suureks, peab olema väike. Et oleks elu, peab olema päike. Tanssimine hüüab takka, ole kuss ja vakka. Vaata, kuidas keerleb seelik, hüüab väike üle meelik. Vanaema siis ka lausub, oh kord elus oli aeg. Sai tantsida ja trallida, nüüd saab mobiiliga rallida.
ahvid seinu sauna teeb, teine vanaisa ekka roolis iga tund. Ütlen saladusega, neile meeldib tantsida. Meie vanaisa alati on pange, kes on tööle poole teistes teed. Kui aga vildu saab pilli äärus vaatama peale, eks siis vanaisa kõrgakas tuldub ja suhtes maailma peal. Kas ja naisirege kurja nõus ja tantsu. Kuuled naisirege tantsu viis, kuna õnne jahtuni siis. Kas on olematest kirjatamas peal, et nad kuuled saama. Nõnda vanaisa tuleb toolu. Kui aga maailma kaasa viis, aga maailma võesta kui kõnni, nagu nõudse nõuaks nõuja käib. Saadima katsuda mis siige, mille päevas käia ja viia. Mis on olme seega ei kannast ja kuulake nüüd sulatõde, mul on kodus väike õde, ei ole ta meil mingi nukk, nukk on vaikne nagu sukk, äratuskella pole vaja, väike õde on ärataja. Sina sõsar väike
mis on lapsel vaja, vaja kodumaja, kui on ema, isa, siis ruttu kuivab pisar. Kes kannab
leib ja lilled olgu su laual. Õnn ja soojus olgu su toas. Tervis ja üksmeel olgu su peres. Rahu ja rõõm su südames. Täna ütlen ma teile, kõik kasvavad kord suureks, oma lapsepõlvekodu meeles pea, sest oma kodust saavad juured nii väikesed kui suured. Kodu ei enda
mu isamaa, mu õnn ja rõõm, kui kaunis oled sa, ei leia mina iial, see suure laia ilma peal, mis mul nii armas oleks ka, kui sa mu isa. Sa oled mind ju sünnitanud ja üles kasvatanud. Sind tänan mina alati ja jään sul truuiks surmani. Mul kõige armsam oled sa, mu kallis isamaa. Sulle Jumal valvaku, mu armas isamaa. Ta olgu sinu kaitseja ja võtku rohkest õnnista, mis siial ette võtad sa, mu kallis isa. Suur tänu kontsertetenduse Pesapuu vahvale toimkonnale. Me täname Türi Alliku õppehoone lapsi, lapsevanemaid ja õpetajaid. Aplaus kestab. Suur tänu segarühm Riikarile. Suur tänu tantsurühmale Mõnusad. Aitäh vahvatele Laupa kooli tantsupoistele. Ja suur tänu lavastaja Pille Paalile. Kuid nüüd saab pidupäeva tervituseks sõna Türi vallavanem Pipi-Liis Siimann. On suur rõõm, et pidupäeva eel, meie vabariigi sünnipäeva eel on meil tõesti põhjust ja võimalust tulla kokku ja väga hingeliigutav oli see tänane etendus. Väga austatud koduvald, meie külalised, meie sõbrad. Ma tervitan kõiki Türi vallavolikogu ja Türi vallavalitsuse nimel Eesti Vabariigi sünnipäeva puhul. Paari viimase aasta jooksul meie Eesti Vabariigi, meie kodumaa 100. juubeliks me oleme otsinud kõik koos kingitusi, mis oleksid meile endale rõõmuks ja Eestile auks. Ma arvan, et see on nii tore vaade teha sümboolseid kingitusi tegelikult iseendale. Sest riik, see me igaüks olemegi, oma pisike tükike Eestit. Ja me saime kõik kuidagi rohkem teadlikuks sellest, et ma saan ise oma tegudega tõepoolest olla tõeliseks kingituseks meie riigile, meie ühiskonnale ja kogukonnale. Ja ma arvan, et eestluse hoidmise ja meie rahva eneseteadvuse jaoks on see tõdemus väga oluline.
Eesti 100 aasta väärtustamisega mõtestasime me kodumaa jälle uuesti ka eneste jaoks ja tundsime enese sees oma kodumaa olulisust. Sel aastal jäin ma aga enne seda meie kodumaa sünnipäeva, enne suurt pidupäeva mõttes kinni Paul-Eerik Rumma luuletusse. Ning see kõlab üha mu mõtteis. Me hoiame nõnda ühte, kui heitunud mesilaspere. Me hoiame nõnda ühte ja läheme üle mere. Ja mõtisklema pani mind just see, et kas meil eestlastel on siis tõepoolest vaja tunda heitunud mesilaspere selleks, et kokku hoida. Ja kas peab miski või keegi meid ohustama, et tunneksime vajadust oma rahvuskaaslaste järele. Kas parematel päevadel on siis tõesti ainult see enese heaolu ja tahtmised ja naabrist parem võistlused ja õigema eestluse konkurss. Tundub, et kui iseseisvus ja rahu on saanud tänaseks meie maal tõepoolest iseenesest mõistetavaks, siis meid tegelikult ei toida enam see rõõm ainuüksi vabaduse ja iseolemise üle. See ei paku enam alati seda tõelist rahulolu. Aga ma arvan, et loomulikult on see nõudlikkus nii enese kui oma riigi vastu vajalik. Meil tuleb kõigil mitte jääda mõnulema ja mitte jääda rahulolevalt peesitama, vaid tõepoolest alati otsidagi, leida uusi väljakutseid, pakkuda lahendusi, osutada kitsaskohtadele. Ja kahtlemata Eesti rahva elujärje paranemine on ju tegelikult ikkagi kogu aeg toimunud, aga see ei ole ka täna piisav selleks, et igaüks saaks tunda ennast enesekindlana, et igaüks saaks tunda, et ma seisan kindlalt omal jalul ja turvaliselt. Olen hoitud oma maa ja oma rahva ja ka oma valitsejate poolt. Meil on paratamatult väga pikk arengutee selleni, et iga eestlane tunneks, et tema asi on tõesti ka see, kuidas naaber hakkama saab, oma elujärjega toime tuleb või et me kõik kaaluks, et kas me saame ka ise midagi oma kaasinimese heaks ära teha. Ma usun, et kuigi me kõik tahaksime jõuda nii riigi või inimesena ikka kiiremini ja kaugemale, meil on kõigil siiski kõigil riigil kui inimestel kui kogukonnal vaja oma õppetunnid läbida ja sellel arenguteel liikuda. Loodetavasti aina pikemate ja kindlamate sammudega. Riigil on omad ja meil ühised ülesanded, aga olen kindel, et iga kogukonna liikme vabatahtliku panustamiseta sellesse meie ühisesse ellu ei jõua nii väikesed rahvad ja riigid, nagu näiteks seda on ka Eesti. Nad ei jõuaks kunagi ilmselt nende õnnelike riikide edetabelisse. Ehk et tsiteerid jällegi luuletajat. Ja läheme läbi mere ja muud me ei vaja tuge ja muud me ei vaja tuge, kui üksteise selge kõlad. Ja vabatahtlikku panustamist meie ühisesse ellu on ikkagi rõõmustavalt palju. Meie valla elanikud on pälvinud erinevates valdkondades märkamist kogu Eestis ja tunnustamist kõige kõrgemal võimalikul tasandil. See annab meile kõigile põhjuse nende üle uhked olla ja see annab meile võimaluse silmitsegem neid lähemalt ja joondugem nende järgi. Ma usun, et nad on teinud seda, mis on meile kõigile jõukohane ja mida me kõik peaksime püüdma teha. Aktiivsed inimesed igas Eestimaa paigas on meie riigile kahtlemata kõige toredamaks ja olulisemaks kingituseks. Ja seetõttu on täna kõige tähtsama sünnipäeva eel tore sünnipäeva ootuses tunnustada ka Türi valla kõige tublimaid ja parimaid. Nii saame täna välja kuulutada jälle kord Türi valla aastaküla. Me saame kuulda meie aasta teo ja aasta tegija tiitlile esitatud inimesi ja nende tegude kirjeldusi. Võin öelda, et kõik esitatud uued algatused, nagu ka püsivalt toimivad vabatahtlikud ettevõtmised, on võimetlus ja järgimisväärsed. Need inimesed ja teod, mida varsti kuuleme, on meile kõigile näidanud, mismoodi saab, leiab aega ja suudab lisaks isa enda asjadele ka seda ühist ja Eesti ja Türi valla asja ajada. Teha ikka paremaks enda ja teiste igapäevaelu, kes võib-olla ise ei saa. Ja mul on hea meil lisada, et Türi vallas on säärseid tegijaid tegelikkuses veel kordi rohkem. Lihtsalt tagasihoidlikkusest ja sellest, et nad peavad oma tegutsemist iseenesest mõistetavaks, ei esitata paljusid nendest kunagi tiitlitele. Aga minu sügav kummardus teie kõigi ees, nii nende, keda on esitatud, kui need, kes arvavadki ja teevad häid tegusid igapäevaselt ja enesest mõistetavalt. Kuni igas vallas ja linnas on selliseid inimesi, tegusid ja soovi endast teistele midagi anda, seni püsib Eesti riik ja suudame tunda tegusa, tubli ja areneva rahvana.
palju õnne veel kord kõigile Eesti Vabariigi sünnipäeva puhul. Hoiame oma riiki, oma eesti keelt, meie maad ja vabadust, kultuuri ja traditsioone. See on meie õnn, see on meie rõõm, see on meie võimalus ja kohustus nii nende eelmiste põlvkondade kui ka kõigi järgmiste ees. Soovin kõigile palju õnne Eesti Vabariigi sünnipäeval. Elagu Eesti! Enne, kui asume tunnustamise juurde, kuulame me üsnagi vallatute Türi poistekoori poiste esituses laule Oh Eesti Isamaa ja loome elu ilusa. Klaveril Tea Saar. Oh Eesti Isamaa, mul kõige kallim oled sa. Ma kõnnin sinu pinnalla ja uinun sinu rinnalla. Mu kaunis Eesti, Eesti Isamaa, mu kaunis Eesti Isamaa, mu Isamaa, mu Eesti emakeel, sind kuuldes rõõmsaks läheb meel. Su kõla südant sulatab, suga ja taeva ulatab. Mu kaunis Eesti, Eesti emakeel, mu kaunis Eesti emakeel, mu emakeel. Keskel päikese tõstis taeva, kuidas kerkis vikerkaar. Keskel nägi nii palju vaeva, avastan ma maailma. Isa temalt saadud väega. Tarkuse on enne koega. Ise teeme oma käega. Koos vaid loome elu ilusa. Palju tarkust on kirjas päiksest, lumes, tuules, vihmavees, rannaliivas ja kodus väikses, minu oma südames. Isalt temalt saadud väega. Tarkuse ja nende toega. Ise teeme oma käega. Koos vaid loome elu ilusa. Keskel helistab hingekeeli, keskel siinsed laulud loo. Keskel raavib me nukraid meeli, helgust päevadesse toob. Meie tuleme, teeme, toome, palju lootust on me sees. Imeilusa elu loome, oma ema, oma isa, oma sõbra sinuga.
ja nende dirigenti Tiiu Schützi. Täna õhtul on meil rõõm anda üle Türi valla aastategu ja aastategija 2019 preemiad ning tunnustada aastaküla 2019 võitjat. Enne võitjate väljakuulutamist täname aga kõiki konkurssidele esitatud nominente. Teid on märgatud, teid hinnatakse ja me kõik oleme uhked koos teiega. Palume tänukirju üle andma Türi vallavanema Pipi-Liis Siimanni ja vallavolikogu esimehe Andrus Eensoo ning palume nominentidel või esindajatel tulla tänamiseks lava ette. Aastategija 2019 nominendid on Igor Roosmaa. Tema eestvedamisel ehitati Väätsa järvele Wake Park. Maarja Brause. Tema eestvedamisel toimus möödunud suvel Türil esmakordselt hoovimüük. Koostöös aianduse ja mesinduse seltsi inimestega pani ta aluse Türi Otile ja koordineerib Türi perepesatööd. Sulo Särkinen. Türi noortekeskuse juht, kelle eestvedamisel korraldatakse noortele mitmeid erinevaid töö- ja puhkelaagreid. Lisaks lööb Sulo kaasa paljude teiste Türi valla ürituste korraldamisel. Tema eestvedamisel on teoks saanud mitmed suured projektid. Viimane neist 8-kohaline kiige ehitamine kesklinna parki. Aastategu 2019 nominendid. EV101 ehk 101 külgkorvi. Tõnu Ehasalu ja Taikse seltsimaja eestvedajate koostöös toimus 2019. aasta 20. augustil Taikse sisemoodi rattaomanike kokkutulek. Esindatud oli 75 külgkorviga mootorratast. Türi Aabits. Türi põhikooli esimene loovuse ja kunstiraamat. Aabitsa valmimisse panustas 8 aasta jooksul üle 100 inimese. Palume esindaja Ülle Tammela. Türi perepesa. Perepesa pakub kogukonnale ja lastega peredele kokkusaamise kohta ja lisaks sellele ka professionaalseid tugiteenuseid. Palume ette esindaja Sulo Särkineni. Türi tervisekeskus. Uues hoones asus tööle 6 perearsti, 2 hambaarsti, 1 silmaarst, prillipood, apteek, füsioterapeut ja mitmed erialaarstid koostöös AS Järvamaa haiglaga. Kiirabi sai eraldiseisvad tööruumid. Türi põhikooli keskkonda säästev lammutusprotsess. Palume ette esindaja Elari Hiis. Järvamaa laulu- ja tantsupeo topsiringi kasutamine. Topsiringi rakendamine aitas jätta väiksema jalajälje loodusele ning hoida keskkonda. Palume ette esindaja Ülle Välimäe.
Türi põhikooli projektipäev vabatahtliku tegevuse ja kodanikujulguse teemadel. Õpilasesinduse algatusel kutsuti Türi põhikooli lektoreid üle Eesti. Noortega arutleti põnevatel teemadel ja õpetati ka õpetajaid paremateks suhtlejateks. Palun esindaja Ülle Tammela. Aastaküla 2019 nominendid on Villevere, Lõõla ning Taikse. Palume esindajad. Suur tänu kõikidele nominentidele ja esindajatele. Sel aastal on meil rõõm anda välja ka eripreemia. Türi kogukonnaseltsis korraldas piirkonnale olulise mõtteviisi festivali, kus oli võimalik kuulata loenguid, osaleda töötubades ja kuulata suviseid kontserte. Hinnanguliselt oli külastajaid 3 päeva jooksul ligi 500. Festivali toetasid Lõuna-Järvamaa koostöökogu ja Türi vallavalitsus. Rohelise teo eripreemia Türi kogukonnaselts. Kategooria aasta tegu ning aasta tegija 2019. Konkursi eesmärgiks on väärtustada ning avaldada avalikku tunnustust igal aastal parimatele tegudele ja inimestele, kes on silma paistnud ja aidanud kaasa valla arengule ja tuntusele. 2019. aasta augustis käivitus Maarja Brause ja Pille Marrandi eestvedamisel kogukonna algatus Türi Ott ehk liikumine otse tootjalt tarbijale. Ott toob iga neljapäeva õhtul Türi aianduse ja mesinduse seltsi hoovile kokku paarkümmend müüjat, talunikud, väikeettevõtjad ja eraisikud ja suure hulga ostuhuvilist rahvast. Müügil on nii aia kui metsasaadused, küpsetised, mesi, munad, piim ja muu väiketootjate toodang. Kohalikul tasandil kasvatatud toit ja väiksem ökoloogiline jalajälg sobib hästi Türi kui rohelise valla põhimõtetega ja toetab tegusate inimeste ettevõtlikkust. Aasta tegu 2019 laureaat on Türi Ott. Aasta tegija 2019. Jüri Lai on Türi vallale tublisti tuntust toonud läbi osalemise erinevatel künnivõistlustel ja seda nii Eestis kui rahvusvahelisel tasemel. Jüri sai möödunud aastal Kehtnas toimunud Eesti künnimeistrivõistlustel meistrite klassis pöördadral oma 13. meistritiitli.
Tiitli võitmine andis talle võimaluse osaleda 67. künni- ja maailmameistrivõistlustel Venemaal. Eelmise aasta augustikuu lõpus esindas Jüri Lai Eestit ka Ameerikas toimunud maailmameistrivõistlustel ja sai seal tubli 19. koha. Aasta tegija 2019 laureaat on Jüri Lai. Ja meie tänane viimane kategooria aastaküla 2019. Käru on üks kokkuhoidev kogukond, mis järjekindlalt ajab oma asja. Inimesed Kärus on harjunud ise asju tegema ega oota väga, et keegi tuleks ja korraldaks neile huvitavaid tegevusi. Kärus on mitmeid pikaajalisi traditsioone, näiteks emadepäeva tähistamine, südamekuu üritused aprillis, küüditamise mälestuspäev, jaanipäevad, mil jaaniõhtule eelneb terve päev tegevusi nii spordi- kui kultuurihuvilistele. Käru järvepäev, mis hõlmab terve päeva jagu üritusi ja lõpeb populaarse kontserdi ning suurejoonelise ilutulestikuga Paisjärve kaldal. Üheskoos vabariigi aastapäeva tähistamine. Oma kodukoha hea väljanägemise eest hoolitsetakse tihti ka talgu korras. Käru elanikud on ka väga aktiivne spordirahvas ning samuti on au sees rahvakultuur. Aleviku südameks on väike ja kodune Käru põhikool. Käru rahvast liidab ka kohalik kogudus, mis tegutseb ainulaadses Käru puukirikus, kus korraldatakse väga populaarseid kontserte ja muid ettevõtmisi. Tähtsal kohal on Kerro pereklubi, mis tegutseb juba aastast 1977. See on muutunud nii populaarseks, et pidulisi tuleb ka lähilinnadest. Käru Aleviku inimestel on ka üks suur unistus. See on kergliiklustee rajamine Aleviku peatänava äärde. Aastaküla 2019 on Käru Alevik. Aasta on läinud kiiresti ja Väätsa rahval on olnud suur rõõm, suur au hoida ja kanda seda tiitlit aastaküla. Ja nagu ütleb laulusõnagi, siis kuni su küla veel elab, elad sina ka. Ja mina siiralt usun sellesse. Ja siinkohal tahaks ka kasutada head võimalust, et kiita, tänada ja soovida palju jõudu ja jaksu kõikidele tublidele ja aktiivsetele küladele, keda on täna siin märgatud ja keda veel ei ole. Nii et olgem tublid ja Kärul on nüüd ka kanda raske koorem. Päris, ma mõtlen kilosid. See rändauhind on äärmiselt raske. Et soovitavalt tuleb siia kutsuda siis tugevad kärumehed, kes aitavad selle kauni auhinna siis koju viia ja loodame, et see auhind siis kaunistab teie sündmusi täpselt samamoodi nagu terve meie aasta jooksul. Ja et Väätsa rahvas ka meelest ära ei läheks, siis üks meene ka meie poolt lisaks. See on meie pikima traditsiooniga sündmus Väätsal Maamees muigab, et olgu teie külas palju naeru ja rõõmu. Palju õnne teile! Austatud koduvalla rahvas,
kuigi mina siin seda austavat tiitlit vastu olen võtmas, siis ma olen päris viimane isik, kes selle tiitli saamiseks vaeva on näinud. Pigem olen ma ikka seda lasknud juhtuda, et pärast seda, kui Käruvald ära kadus, peab Käru inimene ise ka mõtlema hakkama. Ja jumal tänatud, see on hästi õnnestunud. Nii et aitäh kõigile ja laske inimestel vabalt toimetada, siis tulevad tiitlid ja autoraad. Aitäh! Meie tänane kontsertaktus hakkab läbi saama ja kohe-kohe on meie ees Kati spordiklubi emaderühm tantsuga Tiibade võlu. Rühma ühendab Katrin Särkinen. Peale viimast etteastet on kõik palutud fuajeesse tordile ja kohvile. Ilusat õhtu jätku!